nii, nüüd peaks filmima. No. Hakkan rääkima. Jah. No minu isa töötas raudtee peal ja tema õemees taheti maha lasta ja õemees oli haiglas. Ja kuna ta kartis, et ta õde ära viiakse, siis ta viis meid ära maale Kirna, et me saaksime ära olla varjus. Ja Türil oli raudtee või see televisioonimast, see kõrgus nii kaugel, et paistis Kirna ära. Ütles, et nii kaua, kui see televisioonimast püsti on, ei ole teil midagi vaja karta. Ja õde oli mul natukene vanem kui mina ja õde oli ema isa ka Türi linnas, sellepärast, et leiba ei saanud muidu, kui seisid järjekorras ja pool pätsi anti leiba ainult järjekorras seisjale. Ja siis ootasime, et nad tuleksid maale sinna Kirna. Ja nemad hakkasid sealt tulema ja siis hakkas äkki pommitamine. Ja nad läksid siis kõrval majja varjendisse. Oot, see oli siis, nad olid Kirnas siis juba? Ei, siis nad olid seal Türil. Türil meie maja kõrval. Oli seal aeda oli kaevatud varjend neile ja nemad läksid sinna varjendi ja kui pommitamine järele jäi, siis nad tulid sealt välja ja hakkas Kirna tulema. Aga seal selle majast üks poiss istus kaevurakete peal väljas ja pomm tuli sinna maja nurga vastu ja esimene ohver oli see poiss, kes sai seal surma. Oota, siis sakslased pommitasid või tähendab venelased pommitasid sakslasi ja sakslased taganesid sealt siis või? Sakslasi ei olnudki siis veel sees. Siis olid alles venelased sees. Mis see oli siis? 41. aastal. 41. Okei, ja siis nagu venelased olid, või tähendab sakslased olid linnas või? Ei, venelased. Sakslased tulid alles linna siis ja veel ei olnud nad linnas. Noh, okei. Ja siis ema isa tulid siis sealt kaevikust välja, nemad ei teadnudki seda, et see poiss seal surma sai või midagi, nemad tulid ruttu edasi, et sinna meie juurde jõuda ja siis me olime kõik seal. Aga no siis hakkas ka seal pommitamine, meie olime seal kahe mäe vahel, ma ei tea, Mäeotsa talu või mis see kutsuti seal. Oota, aga see oli nagu, see ei olnud siis, kui kaugel see Väätsalt oli siis umbes? See jäi nagu Kirna alla. Aga see oli nagu see... Kas sa tead, kus see Käomäe talu on? Käomäe talu, ma tean, kus Käomägi on umbes. No jah, see on seal ligidal oli see talu. No, ja siis seal Käomäel oli see lasketiir oli seal. Kaitseliitle. Jah. Ja siis meie olime seal talus ja aga hakkas niimoodi pommitama, et me mõtlesime, et olime algul, läksime sinna loomalauta, seal oli kõrge kivi see vundament. Jah, ja olime seal vundamendi varjus ja ka kogu aeg tongiti, et ei tohi magama jääda, et pime oli ju väljas, et siis jääb mõni maha. No võtta, alguses olite linnast olite väljas, olite sina... Seal Kirnas olime kõik. Oota, kes nagu sina? Siis oli minu õde ja vennad ja minu tädi ja tema pisikene 1,5-aastane tütar ja vanaema mul ja... See oli mingi 8 inimest või? Ei, neid oli veel rohkem, siis oli veel üks minu tuttav oli seal oma emaga ja... Ja siis oli selle talu perenaine oli oma 2 tütrega ja nii, et me olime hulgakeisi.
oota, aga vana sina olid siis sel hetkel? mina olin niimoodi 13, et ma ei olnud veel 14. Ja siis me läksime. oota, aga see oli, mis aastaaeg see oli? Suvi. Mingi juulikuu või? jah, päris kas juuni või juuli, ma ei mäleta, juulikuu vist oli. oota, aga see oli nagu venelased nagu vallutasid Eestit siis tagasi? Venelased ei olnud siis veel välja läinud Eestist. jaa, siis ei, sakslased tulid siis venelastele peale? jah. ja okei okay. ja siis oli niisugune asi, et noh, vaatasime, et hüppasime sealt maja aknast, siis läksime algul sinna majja sisse. kuhu majja? sellesse talumajja, sihuke, kus me seal olime. oota, küll te olite 10 seal talumajas? me olime rohkem. no okei okay. jah. no olite nii. ja siis me hüppasime sealt aknast välja, sellepärast et nii palju pommitas ja laskis, et ei saanud kusagil hüpata ja tahtsime siis Türi poole edasi tulla. aga siis sõitis lennuk ja hakkas meid tulistama, et me ei saaks minna Türi poole edasi, sest seal olid juba nagu sakslased sees, aga venelased ei lasknud meid Saksa poole minna. ja siis me läksime sinna Kaitseliidu selle lasketiiru onni. jah. ja me olime seal onnis. no suveaeg ja nii hirmus joogijanu oli, vett ega midagi kuskilt võtta ei olnud, ei süüa, ei juua, pisikene laps karjus kogu aeg juua. oota, aga seal olid kaitseliitlased olid ka seal või? ei olnud. see oli aga kust te muidu sisse seal. saite siis üldse? no see oli niisugune lasketiiruks ainult tehtud, muud mingi midagi. katus ainult peal? katus oli jah, ja vallid olid nagu ümberringi, ega midagi muud seal ei olnud. ja siis me tulime sealt välja, isa sai mul haavata veel. me läksime, Roomates läksime veel sinna. ja isa sai haavata ja siis me tulime tagasi. ja olime seal küünis ja sealt küünist, kui me hakkasime välja minema, isa lükkas need, no olid siuksed 2,5 uksed, lükkas need uksed maha ja kohe pommid käisid kõik sinna ümberringi. ja siis me läksime edasi, läksime ühte tallu, kus nad teadsid, kus olid kivimüürid olid seinteks. oota, mitu päeva kogu see nagu asi kestis teil seal? no ikka mitu päeva. mingi 4-5 päeva? no kindlasti jah. ja siis läksime. mul ei tule selle talu nimi meelde, sa teaksid võib-olla ka seda talu. Timmermannid elasid seal. okei. ja see tüdruk oli, ma ei tea, kas ta oli minust natukene noorem, aga ta oli siukene tubli, see ratsutas seal hobusega ja vend oli tal pisikene. ja neil oli ka niimoodi, oli kaevik seal, siis see naine ja need magasid seal kaevikus väljas, meie olime seal loomalaudas. ja siukene tore mees oli, naeris sedasi toredasti kangesti. tal oli õlgkübar oli tal peas ja naine läks öösel saanud nagu magada, oli pommitav, läks päeval magama sinna viljaauna alla ja ütles siis mehele, et vaata, et Jaanusele kuulid pihta ei tule. mees võttis kaabu peas, nääris maabi ja kaabuga kõik kinni, ei ta tule. ja siis üks lehm sai seal väljas surma ja siis see tüdruk käis ja ajas need loomad kõik lauta, lehmad. see kus teiega olite? jah. Te olite päeval seal laudas? me olime päeval ja ööl seal laudas ja siis meil ei olnudki, mujal ei olnud kohta, kui me olime siis lehmasõimede all olime.
ja seaaed oli ka seal ja seal oli siga sees, aga siis oli niisugune asi, et Vene sõdurid tulid sinna. Neid oli umbes 10 tükki ja politšuk ka. Ja need siis arutasid seal omavahel, et noh, et nemad, need sõdurid olid nõus, et nemad annavad sakslastele alla, aga politšuk ütles, et laseb maha kõik, kes alla annavad. Ja siis oli niimoodi, et need läksid tuppa ja põletasid oma dokumente seal. Venelased või? Venelased, jah. Ja see politrupp ka? Noh, ilmselt tema ka, ega ma toas ei olnud, meie olime laudas ja öösin, kui nad käisid, siia aeda pandi redel ja sealt redeli pealt, sealt aknast lasti siis sakslaste pihta. Aga sai keegi pihta ka? No ma ei tea ju. Ja te olite samas laudas, jah? Meie olime laudas seal, ega need sinna küll ei saanud keegi, lauta sisse ei saanud keegi pihta, aga kuidas need sakslastega olid, ma ei tea, aga siis hommikuks olid ja läksivad siis sinna tuppa ja põletas need dokumendid ja asjad ära ja pidid siis niimoodi oli, et sakslased tulid uksest sisse ja venelased hüppasid aknast välja. Yeah. Ja läksid ära, aga seal olid viljapõllud ja me ise ei näinud, aga ütlesid, et need sõdurid olid kõik surma saanud seal. Ainult see politšuk, kes teised maha lubas lasta, ainult see oli jäänud ellu, seal olid jalaluud katki või ei saanud nagu ära minna sealt. Ja no peale selle me saime siis hakata tulema Türi poole edasi. Oota, aga miks te tagasi tahtsite? Pommitamine linnas oli läbi või? Jaa, Türi oli juba sakslaste käes. Aga me olime 2 rindejoone vahel. Oota, aga need mingi sõdurid teid ei ähvardanud või? No, oli ükskord niisugune lugu, et naabrid talust olid ka, pererahvas tulid sinna, et seal olid kivimüürid olid ja toas ei julgenud keegi süüa olla ega teha sellepärast, et ei teadnud, millal pommitamine hakkab, et siis on vaja ära joosta ja et tuld mitte pliidi alla jätta, tegid õues süüa. Yeah. Ja kui pommitamine hakkas, mehel oli siuke valge särk oli seljas ja jooksis siis sinna pommitamise eest varju nagu tulid. Ja minu isal oli ka valge särk seljas ja kui need venelased tulid ja minu isa nina all vehkisid sedasi, et laseme maha. Sina oled spioon ja jooksid siia. Aga noh, oskasid vene keelt ja tegid ikka selgeks, siis see mees ütles, et mina jooksin, ma tulin oma kodust siia varju ja tegid ikka selgeks, et ei olnud, aga muud sedasi tulistamist ei olnud jah, aga peale selle jah, me hakkasime kohe tagasi Türi poole tulema, aga me ühes talus või mitte see ei olnud talu, see oli üks siuke väike maja oli meil seal tuttavad ka elasid, siis olime nende juures seal öö ja järgmisel päeval siis läksime Türile. Oota, kus te süüa saite? Noh, eks siis ema-isa, kui nad olid Türil seal leivajärjekorras käisid ja eks nad teid siis meile ka süüa, aga ma ei mäletagi seda kõike enam nii ja ka siis meil mujalt ikka süüa saada oli. Oota, aga räägi veel sellest, kuidas see lennukiga, kui te olite esimene päev olite enne seal laudas, onju. Siis me olime, algul olime majas ja majast tulime välja, noh, et läheme ära. Aga ja siis hakkasime minema, kui see lennuk tuli ja tahtis meid tulistada, aga siis me läksime Roomates nagu sinna Kaitseliidu. Oota, kaua te umbes kõndinud olite, hakkasite majast välja minema? See oli seal ligidal, see ei olnud väga kaugel. Mingi kilomeeter või? Ei olnudki nii palju, ma arvan. Aga hakkasite esimesel päeval hakkasite Türile minema või? No jah, kui me teadsime, et
sakslaste käes on juba Türi, sest Rinne oli juba seal meie juures. jaa. aga noh, venelased ei lasknud meid minna. Oota, venelaste lennuk siis? Ja, venelaste lennuk tulistas, nemad ei lasknud meid minna ja isa sai siis jalga haavata. Selle mingi, kus kohta ta sai siis jalga, mingi põlvedesse? Ei olnud, labajalga. Aa. Labajalas oli. Kuul läks läbi, jah? Jah. Ja tädi ütles, et see sai isa haavata ja mina tõusin kohe püsti ja panin röökima. Tädi tõmbas mind sabast, et lase uuesti käpuli maha. Sa lased omal peast läbi lasta. Jah. Maga olite seal mingi üle 10 olite kõik pikali maas seal, mingi puude varjus, jah? Ei olnud, lageda põllu peal. Aa. Lageda põllu peal olime, aga siis ei olnud enam lennuk, mis meid tulistas, siis juba 2 mäge olid. Ühel pool olid venelased, teine pool sakslased. Need tulistasid üksteist sealt ja ju siis mõni kuul eksis või sistis mõni meile ka arvast, et meid oli nii hulga, et me ka mõned sõdurid või midagi, aga jah. Kes seda teab, mis keegi arvas. Oota, kuidas see